kuna ma töötan sünnitajate vastuvõtus, siis noored emad tulevad koos oma kaasadega sünnitama ja sellel ajal, kui ema on ämmaemanda juures, siis abikaasa on väga närviline ja siis tuleb teda lihtsalt temaga vestelda, teda natukene rahustada. Ta ei saa aru, miks tal nii kaua seal läheb, et miks teda sinna juurde ei lasta. Ja tekib ka muid küsimusi, kui kaua haiglas hoitakse, et kas see on normaalne, et mu naine praegu seal niimoodi häält teeb kõvasti, et äkki ta juba sünnitab ära ja ma ei saagi tema juurde. Teisalt jälle on rõõmus siis, kui see sünnitus on möödas, isa tuleb alla ja ütleb, et oi, kui tore, mul sündis poeg või tütar. Aitäh teile, et te olite toeks meile. Kui aastat alustada, siis 1. veebruaril sai mul 15 aastat töötatud Ida-Tallinna Keskhaiglas. Väga tore oli see päev, kolleegid pidasid meeles. Ja muidugi, kuna see aasta on selline pingeline seoses selle COVIDiga, siis nagu isiklikus elus siis nagu, et oli erakordne maikuuses, ma sain puhkust ja läksin 8 nädalaks Haapsallu ja Haapsalus siis oli ka see seekordne puhkus nagu erakorraline, kuna rahvast oli vähem, ma olin vahepeal mõned päevad päris üksi selles spa-laines. Kolleegidele sooviksin öelda ikka, et rahulikku meelt. Leidke igast päevast killuke päikest ja tugevat tervist.